Püüdsime siin kinni ühe Raplamaa härrasmehe ja küsime, äsja lõppes Mart ja Martin Helme kõnetuur Ärka Eesti. Millised on esmased muljed, kas jäite rahule? Jaa, muljed on väga head ja ma olen alati valinud EKRE-t, aga siiamaani ei ole jõudnud neid asju kõike, mida oleks vaja siin Eestis väga teha. Ma nii loodan, et järgmine kord ikkagi on nemad valitsuses ja saame selle lubatud asja ka ära tehtud. Kõnedes puudutasid kõik esinejad väga tõsiseid probleeme. Millised neist kõnetasid teid kõige enam? Loomulikult Eesti jätkusuutlik. Kui lapsi ei sünni, Eesti ei jätka enam nii, nagu oli vanasti. Ma loodan, et inimesed ikkagi hakkavad lapsi saama ja see on ainult Eestile hea. Kui oluliseks peate seda, et poliitikud käivad niimoodi otse rahvaga rääkimas üle Eesti? Loomulikult, poliitik on ikkagi rahva poolt valitud ja kui ta tahab populaarne olla, loomulikult, ta peab rahvas esinema ja ausalt mitte valetama, nagu praeguse valitsuse liikmed ainult valetavad. Ja rahvas ei usalda neid enam. Loodan kõige paremat Eestile. Eesti peaministri erakond andis hiljuti teada, et Eesti on nüüd korda tehtud. Ja muud polegi vaja teha, kui hakata unistama. Mis teie selle peale vastaksite peaministrile? Loomulikult, nemad on enda rahasjad kõik korda teinud, aga rahvale vaatavad nagu vaenlasele. Nii et ma ei oska rohkem midagi öelda. Korda tegemisest Eesti, see on ikka väga kaugel, selle täielikult teises suunas. Meil on vaja tõesti muutust ja otse vastupidiselt. Ja kuidas teile tundub hiljutiste drooniintsidentide valguses, kas Eesti on kindlates kätes? Jaa, no käed on nii kindlad, et oleks vaja rohkem neid korstnaid ehitada. Saame ka droonid kinni pidada, kurat. Ja ma ei saa aru, kuidas saab Eesti õhuruumi kasutada drooni, Eesti õhuruumi droonide lennutamiseks. Või lastakse need siit samast Eestist lahti, ma ei tea. Aga see ei ole normaalne, mis praegu toimub. Nii et Ukraina peab mõtlema, mis ta teeb. Ta peab Eesti sõtta vägisi kutsuda. Aga seda meie küll ei taha. Nii et andke andeks valitsus, aga te peate midagi ette võtma, et need droonid ei satuks Eestimaale. Muidu võib asi väga kurjaks minna. Aitäh!